Tere Marko, rõõm näha, kui ma siia esimest korda oma jala nüüd sisse tõssin uksest, ma mõtlesin, sa kutsusid endale külla. Aga kutsusingi. Aga no selles mõttes, et mitte ma mõtlesin päris koju külla, aga see jäi täpselt selline hästi kodune mulje ja tunne, aga tegelikult õnnitlen, Oot stuudio on saanud endale uued ruumid. Ja, täpselt nii, et Rävala puiesteel, kus me aastaid olime, need ruumid lihtsalt jäid meile natukene väikseks, et kollektsioon on laienenud ja otsisime tegelikult päris pikalt juba selliseid, mitte ainult tavaramaid ruume, vaid natuke selliseid ajaloolisi ruume, mis oleks natuke inspireerivad, mingid ajaloo hõngu oleks seal, mis tegelikult sellele disainitööle ka kaasa aitaks ja siin Noblessneris oleme need leidnud. Tõepoolest, selle mõttes, et see siin on ainult üks pisikene ruumike head televaatajad, see läheb sealt tagantpoolt edasi, me teeme teile kohe väikese tuuri, aga alustame nüüd sellest, et see nüüd on elutuba siis, on ju? No meil on siin päris mitu elutuba. Mooduldiivanid. Jah, siin on pohodiivan, mis on juba varastates saadetes tuttav. Ja samamoodi siin kõrval kohe ka kaavadiivan. Ja need on lihtsalt ühed võimalikud variandid siis nii poho kui kaava puhul, kuna need on mooduldiivanid ja neid on võimalik ümber tõsta, siis kuna meil selles ruumis on natuke rohkem avarust, me oleme teinud sellised suuremad setid siia, et avatud otsaga kaava ja selline korralikult lai mitmemeetrine poho. Aga esimene korrus nüüd siin selles uues showroomis on siis mõeldud enne kõik ongi selline elutuba ja sellised diivanid? Jaa, et meil esimesel korrusel on diivanid, tugitoolid ja teisel korrusel veel omakorda siis voodid, diivanvoodid ja ka madratsid. Minu lemmik, Sikkel on alles. Ja Sikkel peab ikka oma koha leidma siin, loomulikult ruumi selleks on siin olemas. Terrassimööbel, nagu sa näed, eks ole, suvel tuleb meil eraldi väliala, me teeme siia väikse terrassi ehitame, nii et saab seda veelgi mõnusamalt vaadata kogu seda terrassi valikut. Aga siin muidugi juba tuttavad Floyd, uuesti kaava, poho tugitool, pöörlevana. Räägige seda, et millest te lähtute, sellepärast, et see on ju teie enda vaimusünnitis, teie enda disain, millest te lähtute? No võib-olla meie jaoks kõik olulisem on see, et vaata hästi palju on sellist ilusat mööblit ja kindlasti oled kuulnud väljendid, et ilus mööbel, järelikult, ega see ei pea nagu mugav olema, et ta võib-olla ei olegi ilus, on lihtsalt ilus. Meie sellega nagu päris nõus ei ole, ilus peab olema ka mugav. Ja millest me nagu lähtume ongi see, et me tahame teha kõik asjad ikkagi selliselt, et nad näevad head välja. Nii saite hakkama, minu poolt heaks kiit, näevad head välja. Ja teine on see, kui sa istud, et ta päriselt toetab, ta on mugav, mitte nii, et ta on kuidagi halb kasutada, ta peab olema ikkagi funktsionaalne, mugav ja loomulikult ka kestev. No ja siis nüüd on sama see kangas, aga erinevad siis toonid on ju? Jaa, et kuna meil on võimalik siin panna välja rohkem sette, rohkem tooteid, siis me saame ka erinevaid kangaid erinevate toodete peal näidata. No siin on hea näide, on ju? Jaa, no väga hea näide ongi täpselt seesama pohodiivan. Me oleme harjunud seda bukleena hästi palju nägema, aga sellise kuldse sametkangaga täiesti nagu teine toode, täiesti teine asi ja hoopis võib-olla mingisugusesse teise interjööri. Aga mul endale just väga meeldib näha, kuidas üks ja sama toode tegelikult erineva kangaga hoopis teistmoodi hakkab elama. Räägi ava seda taustaga natukene, et sa rääksid just, et mis on teie jaoks nagu olul, millest te lähtute, aga kaua läheb siis esimesest, ma ei tea, pliiatsi tõmbest paberile esimesest mingist mõttevälgatust selleni, et siin selline mugavus ja ilus asi? No see täitsa sõltub, et näiteks Voog-tugitoolil võttis kogu tootearendusaega 1,5 aastat. Aga ütleme sellise keskmise diivani puhul on ikkagi ta kuskil selline pool aastat on see protsess tegelikult sellest hetkest, kui sa hakkad seda kavandama, joonistama, visandit tegema ja siis hakkad neid prototüüpe tegema ja lõpuks on see vaja ka tootmisesse juurduda, et ta ikkagi sujuvalt ilusti tuleks nii nagu peab. Et need prototüüpide tegemine on võib-olla kõige põnevam faas, et sa juba näed seda vormi ja siis ikka siit natuke raadiust oleks veel vaja veel 2 sentimeetrit siit, 5 millimeetrit siit veel ümber teha ja kogu meeskond, kes sinna kaasatud on tehases, siis nad on ka niimoodi, et kurat, ma ei tea, nagu on jumala kena juba ju. Aga siis, kui see lõpuks asi valmis on, siis kõik nagu vangutavad, et jah, tõepoolest. Oi, uhke, midagi öelda, ilus. Siin on siis kogu meie voodite valik, ilusti mahub siia ära, tegelikult tuleb neid isegi juurde üsna pea, diivanvoodid samamoodi ja meie enda madratsid ka. Müstiliselt
äge ja see Noblessneri kant mul nagunii meeldib. Siit mõne sammu kaugusel on ju, talvel pannakse kuusk püsti, siin on see dinosaurus isegi. No sellises kohas, sellises keskkonnas töötaks isegi, ütlen ausalt. Kusjuures sul on see võimalus. Päriselt. Sest et me tegelikult praegu just otsimegi oma tiimi uut müügikonsultanti. Okay. Nii et äkki kandideerid ja tuled, siis teed päeval siin midagi asjalikku. Midagi asjalikku, nagu muidu ei teeks, aga ma mõtlen selle mõtte peale. Aga enne kõik teie ja televaatajad, kui te soovi tööle kandideerida, siis tulge läbi Staapli 10 Noblessner. Ja. Uus, ülimalt hubane, õdus salong ja siit leiab igaüks ikka midagi. Ja.